Tere! Siin on napilt valgust ja vähe ruumi, ma arvan, et see siiski ei iseloomusta meie tegevust. Nüüd siin rääkides sellest, kõigepealt nõustudes eelkõnelejaga olen ma siia esimese lausena kirjutanud Kultuurkapitali roll meie valdkonna toetajana ja AV Sihtkapitali roll Eesti filmimastiku rahastajana on selge ja ümbermõtestamist ei vaja. Võib-olla see on asjas sees oleva inimese selline pinnapealne arvamus, aga ma siiski arvan, et see on põhjendatud, kuna meie AV Sihtkapitali roll kõige olulisemas osas on filmide rahastamine, see on nagu esmane prioriteet, et kui muud toetusliigid on suures osas kattuvad, festivalide külastus, magistriõppe toetamine, erinevad üritused, spetsiaalsed nädalad, loomingulised toetused, et see kõik kattub, siis võib-olla see filmide tootmine on eripära ja ka erilises staatuses ja siin tegelikult määrab meie võimalused ja kohustusedki meie positsioon. Eestis on kaks põhilist filmirahastajat, esimene on Eesti Filmi Instituut ja teine on Kultuurkapitali AV Sihtkapital. Kui vaadata summasid, siis on selge, et meiega selleks nii-öelda teiseseks partneriks jääme, aga meie toetus on samas nagu väga vajalik. Filmide tootmise puhul tihti isegi hädavajalik. Ja siit tuleb nagu mängu üks väga oluline asi, mis seda AV Sihtkapitali tööd minu meelest iseloomustab, on koostöö. Ehk et autonoomiast me peame ka rääkima, aga me peame samas rääkima mingisugusest koostöövormist, sest igaüks oma rida ajades me tegelikult nagu kuskile väga ei jõua. Et on loomulikult ka erandeid, on mängufilme, mis on toodetud üksnes kulka raha eest, Teesklejad, Keti lõpp, Johannes Pääsukese film näiteks meenuvad. Aga need on sellised näited, mida on võib-olla demagoogilises mõttes vahel kasulik välja tuua, et mingit pointi illustreerida, aga tegelikult see ei ole nagu see, mille poole me hirmsasti püüdleksime, et me nüüd ise peaksime toetama nii palju üksinda. Ja mida aeg edasi, seda keerulisemaks see muutub, sest et mulle tundub, et ikkagi see piirmäärade võimalik tõstmine inflatsioonile järgi ei jõua ja see ise tegemine muutub järjest nagu keerulisemaks ja mõttetumaks. Nüüd, mis on ka paari laadi nagu erandeid selles osas, kus see justkui peaks lahti ühenduma ja need on ka nagu mingis mõttes ajas väga kõnekad, et üks on loomulikult need, mis on võib-olla liiga veidrad või kummalised, aga Eesti kultuurilooga selgelt seotud, mis Eesti Filmi Instituudi toetust ei leia, aga Kultuurkapital oma vahenditest suudab need ära teha. Et Eesti kultuuri seisukohalt näiteks viimase näitena meenub Urve Tautsi dokumentaalfilm Vahur Laiapea, mille siis Kultuurkapital võttis üksnes enda kanda, aga needki juhtumid on pigem, ma ütleksin, arendikud. Ja teine on huvitav näide on nüüd üldse Eesti filmimaastikul toimub muutus, kuidas Eesti ikkagi jõuab mingis mõttes Euroopale järgi, ehk on tekkimas erarahadel baseeruv kommertslik filmikunst või film, kus siis riiklike fondide poole nii palju ei pöördugi, filme tehakse selgelt eesmärgiga teenida kasumit ja kas see siis peegeldub nende sisus või mitte, kas see peegeldub nende eelarves või mitte, see on nagu projektiti erinev. Siinkohal muidugi tuleks lihtsalt Kultuurkapitalil rakendada oma ekspertiisi ja vaadata iga projekti eraldi. Küll tuleb öelda, et ka Eesti Filmi Instituudi toetus siinkohal on mingisuguse kaaluga selles mõttes, et kui projekt tuleb juba mingi kinnitusega, siis on tal teatud kvaliteedikontroll juba läbitud ühe ekspertkomisjoni näol ja nüüd tulebki seda hakata järgnevatel komisjonidel siis läbi vaatama päris põhjalikult, et mis kaalukusega need kommertsalustel tehtavad filmid on, et isegi kui põhineb mõnel rahvuskultuurilisel teosel, siis see projekt ise ei pruugi niivõrd tugev olla. Üksikisiku ja organisatsiooni toetamise puhul meil justkui eelistust ei ole, on see, et algfaasis eelistame toetada loomeisikut, et ta saaks oma mõtted siis kas pähe või paberile, ekraanile kirja panna ja mingis faasis siis pigem eelistame seda, et tullakse juba
organisatsiooniga ja see on tingitud tihti sellest, et mulle tundub, et loomeinimesed peaksid, filmiprojekt on suur ja filmiprojekti on kaasatud palju inimesi ja iga loomeisik peaks filmiprojekti puhul nagu suutma iseendale selgeks teha või ära defineerida, mis on tema roll selles, millised on ta kohustused ja millised on ka ühtlasid piirangud. Et seetõttu ma arvan, kui firma taotleb, on seal need rollid nagu natuke paremini jaotunud. Et ma toon väga lihtsa näite, et kui looja, kunstnik arvab, et ta võiks olla ka iseenda produtsent, ehk siis tegeleda rahavoogude ja aruandlusega, siis tihti need asjad ei pruugi nagu sellisel kujul töötada, et mõtlev inimene peaks mõtlema ja sellega peaks, projekti juhtimisega peaks tegelema keegi teine. Et siin nüüd küll meile tekitas teatud nagu negatiivset vastu ka see augustikuine nüüd seadusmuudatus Kulka seaduses, et kui varasemalt sai loometöö toetusi taotleda ka juriidiline isik eraisikule, siis alates augusti taotlusvoorust saab üldjuhul loometöö toetust taotleda ainult füüsiline isik iseendale. See on tegelikult üsnagi keeruline case, et minu meelest põhipoint on siin selles, et tegelikult ikkagi vabadust läheb nagu vähemaks. Et võib-olla võiks seda kaaluda teha nii, et seal on valik, et kas inimene saab taotleda ise või saab taotleda, ütleme, firma taotleda inimesele. Et siin on ka oluline punkt see, et ma näen, et siin on kirjas meie põhilise, et soovitame arvestada projekti kuludeks ka tegijate tööjõumaksud, siis seda mõju me alles justkui hakkame nägema, et me praegu veel ei tea, kuidas see mõjutab projektide eelarveid. Tõenäoliselt on tulemus see, et kas saavad lihtsalt projektid vähem raha või antakse vähematele, see on filmitegijatele umbes samasugune valik on ta nagu, et kas me lõikame sõrme või varba maha, et tegelikult see on valdkonniti erinev, ma tean, et vist kunstivaldkonnas eelistatakse seda uut mudelit, aga meil on küll nii, et enamus filmitegijaid on ka ühesõnaga oma firma omanikud ja seetõttu on see nagu natukene keeruline. Et jah, minu ettepanek on ikkagi võtta seda asja vabamalt ja võib-olla äkki oleks võimalik kaaluda mõlemat varianti, et praeguse seisuga jällegi üks näide, kus valikuvabadust vähemaks jäi. Kultuuriministeeriumi ja AV Sihtkapitali suhtest võiks öelda niimoodi, et loomulikult meile meeldiks see, kui Kultuuriministeerium võtaks paar suurt asja enda peale. Näiteks Pimedate ööde filmifestival tuleb mul meelde ja Eesti filmi andmebaas. Ja seda sel põhjusel, et mitte justkui koormusest vabaneda, vaid vähendada seda nii-öelda kohustuslike väljamaksete osakaalu igas voorus, et kui tuleb nagu selliseid kokkuleppelisi asju järjest rohkem, millest justkui ei saa keelduda, me ei saa ju PÖFi toetamata jätta, siis väheneb üha meie enda võimalus midagi algatada, otsida midagi värsket, midagi uut, toetada nagu uusi ideid selle asemel, et jätkata sama rada. Et mina näeksin küll Kultuurkapitali rolli ka selles, et püsida nii-öelda eesliinil ja dikteerida valdkonnas neid tendentse loomulikult vastavalt siis laekunud taotlustele, aga need laekunud taotlused peavad ka saama signaali, et nende uued ideed on teretulnud. Et vastasel juhul on lihtsalt oht muutuda kummitempliks ja mingist hetkest me võime ju koos käia ja panna allkirju ja templeid, aga sisulist arutelu justkui enam ei toimu. Ja seetõttu ma hea meelega paneksin neile ette paar suurt asja võtta enda peale, et me saaksime toetada selliseid natuke hullumeelsemaid asju. Nüüd see rääkides sellest jäljest või mõjust, et Kultuurkapitali panus filmiprojektide rahastusse näiteks on kindlasti oluline
ühest küljest küll jah, selle rahalise panuse poolest, mis me anname, aga teisalt annab see võimaluse tõsta seda Eesti poolset omaosalusprotsenti, et taodelda veel omakorda toetust Euroopa fondidest ja teiste riikide filmi sihtasutustest, mis on äärmiselt oluline, et me niikuinii tegelikult mängime täiesti teises liivakastis kui enamus muid riike ja seda protsenti, omaosalusprotsenti vajalikul määral täita on projektide puhul tihti äärmiselt keeruline. Siis Kultuurkapitali jupp, mis on filmi, kui on Eesti peatootja, siis on 120 000 ja vähemuskaastootmise puhul 60 000 on piirmäär. See raha nüüd tegelikult avab mingisugused uksed, et minna jälle omakorda seda nii-öelda edasi ajama ja kaasama teisi riike. Et seetõttu on see äärmiselt oluline, seda me näeme ka tänavu 2 näite põhjal, kus esimest korda üldse kõigi aegade jooksul oli Cannes'i filmifestivalil Eesti osalusega film Juho Koosmaneni Soome režissööri Kupee nr 6 ja Veneetsia filmifestivalil oli 2 kõige olulisemat ongi sisuliselt üldse filmifestivali maailmas. Veneetsias oli siis Eesti osalusega film jällegi täiesti esimest korda põhivõistlusprogrammis Aleksei Tšupovi ja Natasha Merkulova Vene režissööride film Kapten Volkonovovi põgenemine. Ja võiks ju muidugi küsida, et millal siis need Eesti režissööride filmid sama kaugele jõuavad, sellele Kultuurkapital vastata ei oska ja ei saa, aga ma usun, et selline tegevuse toetamine ja ka rahvusvahelistumisele kaasa aitamine mingi sammu kindlasti selles suunas astub, et ka meie enda tegijad nii kaugele jõuavad. Nii et üldiselt on meie suhtumine see, et suured asjad saavad ikkagi koostöös sündida. Koostöös erinevate firmade vahel, riikide vahel, fondide vahel ja ka sihtkapitalide vahel. Et mulle tundub, et üks natukene nagu probleemne koht on see, et Kulka sihtkapitalid omavahel suhtlevad vähe või ei suhtle üldse ja ei tee ka eriti koostööd, et kui me kas või enda puhul vaatame ja samuti ka nende puhul, kellele meil on tulnud siin paari projekti korral läheneda, siis esmane reaktsioon on ikka see, et igaüks jäägu oma liistude juurde, igaüks peab tegelema oma asjadega ja pigem, ütleme niimoodi, ettepanek koostööks leiab tõrjuva reaktsiooni nagu kõigepealt. Et arusaadav, kõigil on keeruline, aga mulle tundub, et ka siin võiks võib-olla rohkem suhelda, isegi maha istuda ja tegelikult omavahel kokku leppides ka vajaduse korral näiteks suurde nõukokku neid asju paremini saada. Et nüüd tahaks ka puudutada seda Kulka reeglite, kui ma ütleksin, karmistumist mõne viimase aasta jooksul, et see on tegelikult, mulle tundub, osa nagu suuremast tendentsist üldse kogu Euroopas, kus ja asi on selles, et avaliku raha jagamine muutub järjest rohkem digitaalsemaks ja sellel on oma head ja vead, et ühest küljest süsteem muutub justkui selgemaks, et tõesti sa ei saa mingilt lehelt edasi, enne kui sa oled sinna vajalikud dokumendid üles laadinud ja kõik on justkui selge, aga teisest küljest ehitatakse justkui nagu mingisugust digitaalset müüri ja süsteem ise muutub läbipaistvatumaks, hermeetilisemaks ja ei ole enam niivõrd ligipääsetav. Et ei ole ka alust arvata, et kogu Euroopas sellises valdkonnas toimuvad muudatused kuidagi Eesti Kultuurkapitali ei puuduta, et muidugi see ongi lihtsalt osa sellest laiemast asjast, kus võib-olla järjest rohkem pöördutakse audiitorite ja juristide poole ja loomingulised küsimused peaksid siiski jääma pigem nagu ekspertkomisjoni valdkonda, aga seal mingisugune võimuvõitlus nii-öelda võib-olla veel ees, et kuidas see nüüd täpselt tulevikus välja nägema hakkab, ma loodan, et see vabadus siiski jääb. Ühena igapäevasest nagu üks igapäevane, ütleme, natukene selline probleemne näide on tagasiside puudumine. Loomulikult arusaadav, et
me ei jõua tagasisidet väljastada kõigile nagu kohustuslikus korras, et see oleks võimatu, aga ma kindlasti nüüd, kui on tulemas uus ekspertkomisjon, siis kindlasti julgustan rohkem suhtlema, vajadusel ise ühendust võtma, aga kindlasti vastama kõnedele ja kirjadele, sest et praegusel kujul see suhtlus põhimõtteliselt kulka ja taotleja vahel on nagu mingi bridžimäng, et taotleja teeb panuse, siis kulka teeb omapoolse panuse ja siis see taotleja peab nagu selle panuse pealt välja mõtlema, mis kaartidega mängitakse või kas ta üldse mängus on. Et see on nagu mingisugune äraarvamismäng, mida saaks võib-olla mingil määral nagu vältida. Lihtsalt arvan, et kogemusest öeldes taotlejatega peaks suhtlema ainult üks inimene, vähemalt ametlikus korras. Muidu see info läheb ikkagi konfliktseks ja omakorda see taotleja, kes helistab sihtkapitali liikmele, võiks olla teadlik, et see on ainult sõnumitooja, otsuse on teinud ikkagi 7 inimest ja mul on tunne, et siin konstruktiivset informatsiooni ja kriitikat vahetades on see võimalik see süsteem nagu paremaks ajada. Nüüd veel, nüüd on mul hea rääkida, ma olen 4 aastat olnud seal AV Sihtkapitali esimees ja ma lähen kohe ära, nii et ma rääkida ükskord mida. Et üks probleemne asi meie valdkonnas on nagu näiteks fotograafia. Ma nüüd, siin võiks võtta nüüd nii, et jah, tubli Priimägi, sa leiad järjekordse võimaluse, kuidas filmilt raha vähemaks võtta, aga tegelikult fotograafia roll nagu Kultuurkapitalis on segane ja seda tuleks natukene kuidagi mõelda või menetleda, et praegusel kujul ta kukub kuidagi AV Sihtkapitali ja kunsti kahe vahele, olenemata justkui kummastki täieõiguslik osa, et mõtteliselt oleme me niimoodi siis selle ära jaganud, et meie tegeleme justkui dokfotoga rohkem ja kunst rohkem kunstilise fotoga, aga oleks ka rumal arvata, et üks selline õilmitsev ja huvitav kunstiliik kunagi saaks nii täpselt nagu ühte või teise kuuluda ja see praegu see meenutab nagu mingisugust sellist kergelt sellist kuuma kartuli mängu, et fotograafia rolli peaks nagu kuidagi defineerima täpsemalt kulka raames. Ühest küljest võib ju mõelda mingisugust kvoodimajandust, mille poolt ma tegelikult ei ole, sest et projektid ikkagi kõnelevad enda eest. Teisalt fotoinimese kaasamine ekspertkomisjoni oleks ka võib-olla mõte, aga teisest küljest on 95% projektidest siiski filmiteemalised, et inimene peaks olema siis mõlemas valdkonnas väga kodus. Et see on nüüd siis selline näpunäide järgmisele komisjonile ja võib-olla Kultuurkapitalile üldse ka, et kuidas selle seisva pildiga siis peaks asi edasi minema. Üldiselt lõpetuseks ma arvan, et Kultuurkapital on ainulaadne süsteem, väga teretulnud, äärmiselt mõistlik, äärmiselt paindlik, võiks jääda väga inimese keskseks, valdkond on väike, kõigi mured ja rõõmud on nagu sarnased ja me mõistame teineteist, me peaksime olema rohkem dialoogis. Ja see, et olles nüüd 2 aega ära olnud, võin ma küll kinnitada, et see on maksimum tegelikult ühele inimesele seal istuda. Suur osa sellest ekspertiisist muutub mingi aja peale juba nii-öelda ikkagi automaatseks. Et tegelikult on hea, et iga 4 aasta tagant need vahetuvad, kes suhteliselt võib-olla aastast aastasse tihti ka voorust vooru korduvaid taotlusi loevad nii-öelda uue pilguga ja näevad seal võib-olla juba midagi muud. Ja olen ka kindlasti selle poolt, et jääks traditsioon, et 1-2 inimest iga kord ka jätkaksid. Kas või sellepärast, et kuigi võivad tulla uuesti inimesed, kes on võib-olla juba varem olnud, on siiski palju asju, mis kanduvad edasi voorust vooru aastast aastasse ja selle
selle olukorra paremaks lugemiseks oleks võib-olla hea, kui keegi jätkaks. Jah, aitäh! Aitäh sulle, Tristan! Kas on saalist küsimusi? Praegu ei ole. Siis ma küsin ise üks kommentaar ja üks küsimus, aga ma kõigepealt küsin selle küsimuse, et eelmine kord, kui audiovisuaalne sihtkapital Kärajatel oma teemadest rääkis, siis toodi samamoodi see fotograafia teema välja, et on hall ala ja siis tehtigi ka ettepanek, et Kusti sihtkapitaliga istutaks koos ja räägitaks need teemad selgeks. Ma saan aru, et aeg on läinud ja selleks ei ole veel mahti olnud, et see väga hea, et sa selle ettepaneku tegid järgmistele koosseisudele, siis tõesti ka koos istuda ja need maad ära jagada. Ja siis oli veel teil ka selline mure, et piiride jaotamine Kultuuriministeeriumi käes puudutab Eesti filmi andmebaasi ja väärtfilmi levi, artis ja sõprus toetamist. Et kas see on korda saanud 5 aastaga või kuidas nende asjadega on? Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis tõesti see Eesti filmi andmebaasi taotluste ilmnemine on kuidagi muutunud ebaregulaarsemaks, et midagi on seal toimunud. Ma ei ole nagu otseselt tegelikult end kurssi viinud. Kinod on küll endiselt ka osalt meie peal, aga kinode puhul on nüüd üks asi tegevustoetus, mida me justkui pigem ei tahaks anda, sest meil ei ole nagu nii selget kontrolli selle üle, mis sellega tehakse, aga kinod esitavad tihti nagu põhjalikumaid projekte retrospektiivide ja filminädalate osas ja ausalt öelda seal on meil hea meel, et AV sihtkapital saab oma ekspertiisi rakendada ja vaadata, kas need nagu on kaalukad piisavalt toetuseks või mitte, et selle otsustamise me oleme nõus küll endale jätma. Selge. Aga siis veel väike kommentaar, enne kui anname veel sõna enne lõunat Maari Nektermannile, siis kes Kusti sihtkapitalist räägib, mis puudutab nüüd siit on mitmed toonud esile seda bürokraatia suurenemist ja just seda stipendiumide teemat ka, mis potsatas siis sihtkapitali laudadele ka sellel aastal, et tõesti seal on muutus, aga mida ma tahan täpsustada on see, et siiski ei muudetud Kultuurkapitali seadust, vaid et meie audiitorid juhtisid tähelepanu sellele, et Kulka päris hästi ei ole järginud teisi seadusi, ehk siis tulumaksuseaduses on stipendiumi mõiste defineeritud 2015. aastast ja seal on öeldud, et see on õppimiseks enesetäiendamiseks. Et ta ei ole töö tegemiseks. Et sealt see veelahe jooksis ja sellepärast need korrad tuli korda teha, et inimene ikkagi enesetäiendamise ja eneseharimise eesmärgid saab endale ise võtta, ehk siis saab ise taotleda, aga Kulkale tähendas see seda, et tekivad maksuprobleemid, eks ju. Et see ongi suur selgituse asi ja eks meil siin nüüd ongi näha, kuidas see maastik korrastub, et ma näen seal Aivo Normak istub spordimaastikul, te kindlasti mäletate, selline korrastumine toimus mõni aeg tagasi, kui oli treenerite stipendiumite teema. Et seal läks asi päris kurjaks ja et olid mingid näidispoomised ja nii edasi, et ilma maksudeta maksti. Ühesõnaga, me oleme jälle selles kohas, kus tahame parimat, tahame anda vabadusi, aga me siiski peame vaatama, mis seadused ütlevad ja proovime teha nii, et keegi ei saa haiget. Aitäh sulle!